ATV. Unibet, sellest saate maksis kinni Unibet. Tere tulemast vaatama saadet Teidile sinuga. See on saade, kus meie läheme kohtingule vallalistega, et küsida neilt küsimusi, mida te ise julgeks esimesel kohtingul küsida. Vallaliste kõrval istub keegi äge inimene, need inimesed olen mina siia kutsunud. Nüüd on aega kutsuda lavale meie esimene tandem. Esimene tandem saab olema põnev, sest et ühel pool on ei keegi muu kui legendaarne Sander Õigus! Nii, ja Sandri kõrvale tuleb nüüd üks vapper vallaline, nii et võtame ta soojalt vastu, daamid ja härrad. Iiris! Aga siis Iiris, kas võib-olla küsin sult mõned küsimused, et sinu tulevane kaaslane saaks sind paremini tundma õppida. Esimene küsimus. Kui see sõnastus on hästi nagu agressiivne. Kui paljudega sa veel samal ajal timmid? Aga see on nagu ilmselgelt keegi, kellele sa oled liiga teinud kunagi. Kui paljudega sa veel? Aga et siis ilmselt küsimus on sinu kohtingul käimise harjumuste kohta. Kas sa pigem valid ühe silmarõõmu ja käid temaga kohtingutel või on okei käia erinevate inimestega tutvumas? Ma ütleks niimoodi, et mida rohkem, seda uhkem. Tere Mustamäe rahvas. Mulle meeldib mingid 3 tüüpi tagant. Mida rohkem, seda uhkem. Okei. Ma küsiks täpsustavaid küsimusi, aga arvan, et need paneksid sind halba valgusesse. Seega palun vali ise järgmine küsimus. No nii. Ei, mina loen, sa pidid valima. Ära türa võta mult tööd ära. Selle küsimuse on siis küsinud Linda. Sest tema pani oma nime alla. Kas sa elad veel emaga? Ei, ma kolisin 17 aastat välja ja mul on enda korter olemas täitsa. Ja siis Linda tahab ka veel teada, kas tegemist on üürikorteriga või oled ostnud, kui laenuga, kui palju on laenumakse ja laenujääk. Ja kas tegemist on fikseeritud Euriboriga? Lindal on hästi väike käekiri. Et kas on fikseeritud Euribor või siis ühesõnaga jah. Mul on üks sõna selle peale. Siis ülevaade oma finantsolukorrast, palun. Ja see on siis Lindale, mitte mulle. Ja, mul on üks sõna sellele. Päranduse laps. Päranduse laps. Siin Lindal oli veel küsimusi. Okei, võtame põhja poolt, sest esimesed olid nagu agaramad ja vaatame, mis nemad tahtsid teada. Noh, see on nüüd siis selline raske küsimus, kuna ma siin eelnevate küsimuste põhjal tean, et see võib olla nüüd natukene selline raske olukord, aga kas ma meeldiksin su emale, kes tõenäoliselt siis pole elus? Wow. No kui sa vene keelt oskad, siis ta võtab sind vastu. Mõ всё вообще русский. Okei. Ma nüüd ei teagi selle küsimuse tagamaid. Ma võtan Linda on tagasi. Kas selles kodus, millega sul siis ei ole laenu? Aga samas Mustamäel ei, sa oleksid võinud olla ka laenuga Viimsis. No eks ema maja Rae vallas järgmisena. Vaata. Kui sa liiga palju avad, siis nad ei tule südame, vaid nad tulevad päranduse pärast. Aga kas sul on muidu kodus lai või kitsas voodi? 160 × 200. Niisugune keskmine.
ütleks, et 3 testitud, 3 on ära mahtunud. Vabandage, tütarlaps. Teil on väikest viisi hoorakombet küljes. Mida arvad eksiga lemmikloomade jagamisest? Mida küll? No, see oli küll väga isiklik, sest ma võtsin... Oota, mul on mingi brokoli joogi sees. Sorry, räägi. Ma võtsin enda eksiga, kellega ma olin 3 aastat suhtes, võtsime 2 kassi ja siis pärast seda 1 läks mulle ja 1 läks talle. Et kui te võtate kassid, pange enda nimele 100%, siis te raudselt lähete lahku. Okei. Aga sa arvad, et te oleksite ilma kassideta olnud edasi koos? Et kas nagu kass on süüdi ja kui, siis mis tõugu? Kass ajab kõige rohkem suhteid laiali. Mis tõug? Hästi paljudele ei meeldi svinksid. Mulle täiega meeldib, et neil on siuke imelik tunne. Okei. Ma just lootsin, et järgmine on tühi paber. Ja siis ma saan küsida, nimeta palun oma 3, ja päriselt nagu siin ei ole seda küsimust, aga palun nimeta oma 3 top fetišit. Ma ütleks, kägistamine on siuke basic. Siis on nagu võib-olla siit-sealt noaga. Ja... Kuule, asi ei olnud kassidest. Dios mio. Ja noh, võid mind kinni ikka panna selles mõttes. Ma tahtsin sama küsida, nagu, et kas sa mõtled kinni siduda või et panen sind peldikusse ja olen ise... Mõlemad kõike. Teen toas tööasju või mida see? Okei. Siin on nüüd see koht, kus ma kahetsen, et ma küsisin. No nüüd ma ei saa ju küsida mingid keegi mõtles, et ta küsib ülitüra soossi küsimused. Inimene laseb lõikuda. No mis... Oled sa kunagi läinud teidile aluspesuta? Ta nagu kägistas oma eelmised, nagu reaalselt ta tegid 2 otsaga nööri, viskasid üle, türa solgitoru, rippusid kahekesi. See on muretsed trussatöö pärast. Oled sa kunagi teidile läinud aluspesuta? Ei, sest minu pesu on ilus. Ma nagu, halloo. Okei. See oli nüüd küll selline natukene kesine aplaus, et võib-olla teeme vähe toetavama. All right. Ja võib-olla, kui sa oled tähele pannud, mehed on lõpetanud plaksutamise. Sulle on jäänud ainult naised, aga ma arvan, et see ei ole probleem. Mis sa meie esimese lapse nimeks paneksid ja Juri Ustimenko ei tohi öelda? Ma hästi kaua mõtlesin. Mul on tüdrukul Mei, M-E-I, ja siis ma tahtsin poisile panna Valentin, aga siis mu ema ütles, et sa ei saa panna, sest meil on suguvõsas üks joodik, kelle nimi on Valentin. Ja miks siis ei tohi panna? Sest ju siis halvad mälestused. Nojah, aga ma arvan, et ega me lasteni seekord ei jõua ka. See on hea küsimus. Kui noor on liiga noor? No mina isiklikult lähen ikkagi vanemate poole, et minu jaoks ikkagi juba... Raevalda, tean. Kedid sest ema elad? Tere, küll pangad tähele. Et mina ikkagi võtan vanemaid, mehi, naisi, kõiki. Ja... Me oleme sellest aru saanud. Hullult nagu ei vali. Aga nooremad nagu üldse ei lähe. Aga samas juba vanemad, mul on pigem see, et kui sa elad üksinda, siis see on juba parem, aga millegipärast vanemad ka juba nagu, kõik elavad nagu vanematega, sa oled 25 ja sa elad vanematega. Jah, mina ei tea sellest midagi. Aga ikkagi, et siin potentsiaalne huviline nagu teaks, kes pärast tahab tulla jutule, mis on siis see kõige, et alla mille pole isegi mõtet nagu... No ikkagi 19.
Ehk siis sa just ütlesid, et sulle meeldivad vanemad. Ja kui ma palusin teile teha selle numbriks, siis sul on see, et et teeme niimoodi, et õpilaspilet pole kollane. Otsusta ära. Võtame siis järgmise küsimuse. Inimene on kirjutanud küsimuse, siis tõmmanud maha ja kirjutanud teisele poole täpselt sama küsimuse. Kas oled kunagi varastanud? Räägi lähemalt. Ja kaamera ei pildista. Ja kindlasti ära ütle, millisest Maximast. Ma olin vist mingi 14 ja siis äkki 13. Issand, ma ei mäleta. Ja siis see oli Prismast ja ma jäin kohe vahele. Ma ei ole üldse hea varastaja kahjuks. Okei, mis sa lisaks žiletiteradele varastasid? Need olid meigi asjad. Okei. Näen näiteid. Nii, järgmise küsimusega on nüüd niimoodi, et ma küsin selle ära, aga enne kui sa vastad, see inimene, kes on selle küsinud, publikust identifitseerib ennast. On ju? Olete kõik nõus? See on kokkulepe, jah? Väga hea. Kas mu jaht kompenseerib mu mikropeenise? Enne kui vastad, kus sa oled? Ma võin meeste vetsus passida, ma saan varsti teada. Või sadamas, 2 varianti. Ta siis läks koju. Aga ühesõnaga, kas raha kompenseerib väikese suguti? Selle peale ma küsin, et kas mul kõrval teised inimesed võivad ka olla? Tegelikult see on hea point, sest väike nokku on ju põhimõtteliselt kliitor. Ega ma võin sind armastada ju. Aga... Ei siis teete kääre, Jahi peal. Tuul sasib juukseid. Vaatad, kurat, kliitori kohta päris vahva. Päris naine ei ole, aga peaaegu juba paremaks läheb. Näed, ehk siis nüüd te kõik teate, see on Iris, tema on pärast ukse peal ja nagu te aru saite, reaalselt ükskõik kes. Aga ääretult tore oli olla sinuga siin koos, tore, et sa tulid ja jagasid ja ma loodan, et elu toob sulle armastuse. Teeme suure aplausi Irisele. Veel ei lähe. See on väga palju teada sinu kohta, Iris. Kas sul on mingi küsimus, mida sa tahaks Sanderi käest küsida? Sul on praegu võimalus küsida Sanderi Õiguse käest ükskõik mida. Jahti pole. Aga väike nokku. Väike munnangel. Sa oled niisama karjun nii palju või? Kui sa oleksid diktaator, siis mis diktaator sa oleksid? Ja ma olen minema. Mis diktaator? Kes? Nagu olemas olnutest juba või? Jaa. No kuna mulle meeldivad rekordid, siis ma oleksin Stalin. Okei. Ma võib-olla leidsin sulle kedagi. Aga jaa, ei tegelikult mina ei oleksin, mina usun demokraatiasse ja mina arvan, et kõigi käest tuleb küsida, sest siis me saame paremad otsused. Igav. Daamid ja härrad, see oli Iris, see oli Sander Õigus! Nii armas. Aga veel teeme suure aplausi neile, yes! Ja nüüd on aeg meie järgmise kohtingu jaoks. Mina võtan nüüd istet ja minu kõrval tuleb nüüd vallaline nimega Aleks. Teeme talle suure aplausi, kutsume Aleksi. Tere kõigile. Tere, Kaspar. Tere, Aleks, tule istu, tule räägi. Nii, Aleks, tutvusta ennast nüüd publikule. Kuidas sa kirjeldaksid ennast? Mis mees sa oled? Keda sa otsid? Mis mees ma olen? Mis mees sa oled, Aleks? Ma olen niuke tavaline veerandsajandit Eestis olnud mees. Juba 25-aastane. Me saime aru, Igaks juhuks. See, kuidas sa vaatasid mulle, ta vist ei saanud aru. Veerand sajand, see on nagu... Igaks juhuks. 25 aastat vana mees.
ja võtsin enda kõrval lihtsalt toredat kaaslast, kellega siis oma toredaid hetki jagada ja keda toetada ka enda toredatel hetkedel. Tahad toetada teda enda toredatel hetkedel, see on... Tema toredatel, tema enda. Me juba kuulsime, mis sa ütlesid, et sina toetad teda, kui sul on lõbus, see on väga siiras mees, väga hea. Aga keda sa otsid? Kas see on pruut, kas see on peika? Pruut ikka. Veerand saanit on 25 ja mina otsin naist. Väga selge. Nii, aga oled valmis. Võib-olla tõmbad esimese küsimuse ise välja ja annad minu kätte, siis ma küsin seda. Muidugi, teeme nii. Nii rahulik niimoodi. Jaa. Nii. No vot. Nii. Loe ise. Ja kui sa ühe korraga seda loed, mul on kõige piinlikum hetk mu elus. Tõepoolest, ma mõtlen järgmise küsimuse. See on... Millises riietuses ei, siin on parem küsimus. Sul on parem, jah? Mul on parem küsimus. Siin on 2 sõna, küsimärk, kõik trükitähed. Suguhaigusi on? Ei ole! Lihtne loogiline, ei ole! Väga hea. Aga kui sa peaks valima ühe suguhaiguse? Sa pead valima ühe? Pean valima ühe. Sa pead valima ühe? Üks tuleb, milline tuleb? Milline see kõige leebem on? Ei noh. Millist tahad? Seda kõige leebemat. Ela natukene. Sa ise tahtsid toetada kedagi oma õnnelikel hetkedel. Saad terveks, mõtle, kui õnnelikud kõik on. Nii. Juhu. Kas sa swipe'i? Väga hea. Nüüd on küsimus. Nüüd sa pead väga hea, kumbki neist ole lava peal. Sa pead nüüd ütlema kohe. Kas sa swipe'iksid Sander Õiguse kohtingu äpis paremale? Vot, olukorras, kui ta tuleks mul seal ette, siis kindlasti paremale. Ta tuli ette? Tuli ette, siis paremale. Kuhu sa viiksid Sander Õiguse esimesel kohtingul? Hea, see on väga hea küsimus. Ma viiks üle tee mökus seda näiteks. Üle tee mökusse, väga hea. Teine võimalus oli, sa ise valisid Sanderi. Teine variant oli Teele Viira. Nüüd on varas pähkel. Kui Teele Viira ette tuleb, ka paremale. Ka paremale? Jah. Ja milline osa see pähkel oli? Et kumb siis? See on niuke valik, et see paneb mind enda orientatsioonis ka juba kahtlema vaikselt. 2 tegijat. Kumb paneb orientatsioonis kahtlema? Ühesõnaga, okei, aga nüüd sa pead minema ühega. Pean ühega minema. Teele või Sander? Ja võtta, kui siit lugu said minu. Jah. Jah, ma olen sinuga kohtingul ja me räägime teistest, kes siin ei ole. Kurb. Nii, me läheme järgmise küsimuse juurde. Esimesel teidil viin või mull? Esimesel teidil me teeme mulli, pudeli. Ja siis peale teist pudelit teeme viina. Mees muutis või jaaks lihtsalt. Väga huvitav, okei. Siis võib-olla saaksid Sanderiga minna küll, jah. Ta on 10-10, aga kuulab Joe Roganit. Kuidas käitub? Kas sina kuulad Joe Roganit? Mina ei kuula Joe Roganit. Keda sina kuulad? Mis on, kui sa peaksid nüüd panema ühe podcasti? Suguhaigusid sa ei teadnud. Mõnda podcasti tead, mis sulle meeldib? Ikka tean, mis mulle meeldib. Mis on sinu jaoks, mis oleks podcast, kui sa kuuleksid, et ta kuulab seda, oleks sinu jaoks nii-öelda see red flag? Red flag, just. Jah. Ma niimoodi kohe ei paneks punast lippu igale podcastile, et võib-olla suhtlus selle inimesega on jällegi huvitav, et siis võib kuulata ükskõik mida. Siis kõik need pro-Hitler, kõik need rassistlikud podcastid, kõik. Ei, kõigepealt suhtleme natukene, proovime aru suhe. Ei, see on jällegi, et midagi sealt. Ma tean, ma sain aru. Ei, lihtsalt teistele, kes arva ei saanud näiteks. Midagi, et kõigile. Ma unustan ära, et sa müüd ennast. Mitte mina, mitte see business. Jah, väga hea. Ühesõnaga, sina kuulad ainult ilusaid asju, vaatab Padjaklubi telekast ja... Vahepeal küll, jah. Jah, väga hea. Ma nägin su silmadest seda. Sul on seda Padjaklubi hõngu. Nii. Kui uhked on sinu vanemad sinu seniste partnerite valikutega? Nad ei ole päris palju senist näinud. Mille järgi sa otsustad, millise partneri sa vanemate juurde viid?
See oleneb jällegi ajast, kui kaua me juba koos oleme olnud ja kui mugavalt me ennast üksteisega tunneme. Ja seni on see ainult ühe partneri. Kuidas sa esitlesid oma partnerit? See oli nagu suur, tegid nagu tara-tara või... Ma tahtsin teha ta-ta-ta, aga siis mu koer hakkas haukuma ta peale hirmsalt ja siis ta ei võtnud omaks teda absoluutselt. Sina ka mitte. Rohkem niuke... Kas koer ongi see otsustaja? Oli. Oli, jah? Jah. Mis koer sul on? Oli Itaalia kanekoos. Ainult kurvad asjad. Ma olen murtud. Nii, nüüd on oluline küsimus. Keda sa viimati stalkisid Instas? Stalkisin Instas? Läksid, otsisid infot tema kohta? Viimati... Üks Tinderi match oli. Tinderi match? Mis infot teada said? Väga palju ei saanud, ainult paar postitust oli. Paid mõlemale laigi? Ei pannud. Need olid üle 2 aasta vanad postitused äkki. No, ta oleksid märku anda. Nii, pead valima endale ühe suguhaiguse, millise? Mis siin toimub? Keegi nagu, kellelgi on mingi suguhaiguste kliinik, et nagu kes klient otsib? Proovib oma reklaami siia saada. Uskumatu. Me oleme palju küsimusi topelt saanud, aga mitte seda. Ma veidi segan siin, muidugi jälle lemmik suguhaigus. Kas HIV või? Mulle meeldis see käekiri, juba nägin. Mul on trükitähti vaja, nii. Kas sa tuleksid minule teidile, kui ma oleksin uss? Sa pead mind nüüd kujutama ette ussina, aga nagu seksikas uss. Seksikas uss. Kui me räägime ussist, kui suur uss? Nüüd äkki ma ei näe siin lihtsalt, siis on raske teidile viia. Mis sa arvad? No ikka. Muidugi. Mulle meeldib, kui ebamugav sul on. Ma nii naudin seda, kui ebamugav sul on. See on nii armas. See näitab, et sul on süda õiges kohas. Nii. Kui võtaksime ühise koera, kas sa eelistaksid, et koeral oleksid inimese käed või inimese pea? Väga hea küsimus. Kas sa tahad, et su koer viskaks sulle patsu või kommenteeriks igat asja, mis sa teed? Ta konkreetselt tuleb sinu juurde ja ütleb, kõht on tühi. Ei, mulle meeldiks tegelikult, kui koeral oleks käed, sest tavalise koeraga sa saad juba talle seda käe andmist nagu õpetada, aga siis sa saad koeral nagu handshake õpetada eraldi, et see oleks päris lahe. Seda vastust ma ei näinud ette. Ma ei taha kuulda, mida mu koer räägib, mõtleb, teeb või tahab. Ma tahan ägedat patsu teha. Tere tulemast minu maailma. Ma tahan olla nagu Kalev Cramo kossuvend lõpuks. Mööda, väga hea. Viimsi naine või Peetri naine? Väga huvitav valik ka. Viimsi või Peetri? Et kas me vaatame koos merele või me vaatame lennukeid lihtsalt? Jah. Ma arvan, et Viimsi oleks nagu natuke romantilisem ikkagi mere ääres. Aga sul on olnud kunagi Peetri naine? Ei ole. No võt. 3. sõna on keeruline. Ütle mulle 3. sõna. 3. sõna. Loe ise ette. Millest sa räägiksid inimesega? Räägiksid, ma arvasin sööksid oli sõna. Nii, räägi. Võib-olla oli sööks ka. Nii, millest sa räägiksid? Või sööks inimesega, kellega ei tundu esmapilgul ühtegi ühist teemat olevat. Nii, millest sa räägiksid inimesega, kellel sul ei ole esmapilgul ühtegi ühist teemat? Mis on üldse, kuidas Alex läheb kohtingule? Mis on sinu küsimus, millega sa avaned? Minu küsimus, millega ma avan? Nii, ma olen üks, sinu unistuste Viimsi piiga. Mul on kodus koer, kellel on käed. Mul on kõik, mis sa tahad. Mul on sinu lemmik, suguhaigus. Mul on kõik olemas, mis sa tahad. Millest sa minuga räägiksid? Millest ma sinuga räägin? Ma räägin sinuga... Esiteks ma küsin, palju maksis ma. Teiseks, mis tõugu koer on? Ja siis 3. kas oskad süüa teha või ma pean ise süüa tegema? Ja mis ma küsiksin? Noh. Kas sa pissid duši all? Enam mitte. Ja millal sa lõpetasid?
see, kuidas sa ütlesid, ka enam mitte, on nii armas. Siis, kui ma Eestisse tagasi juurisin. Elasin Austraalias vahepeal. Seal võis, jah? Seal oli fine, jah. Austraalia pist see läheb dušist alla kenasti, jah? Muidugi. Aga Eestis on... Torud on umbes. Teraks. Kellel? Sa võid selle välja karjuda. Jah, sinu kord küsida. Ei, ta näeb seda. No, midagi niukest. Me ei kontrolli. No, sa oleks võinud teha ükskõik mida. Aga sa olid aus ja see on väga armas. Daamid ja härrad, teeme suure aplausi Alexile. Aga meil on vähemalt üks kohting veel minna, nii et daamid ja härrad, teeme suurt lärmi, teeme aplausid. Ette tuleb äge, legendaarne, võimas, uhke Televiira! Uhke! Ja Teelega läheb kohtingule vahva vallaline Jaanika. Nii, kas sa oled valmis alustama või? Juba nii, mina olen ka närvis, pole hullu, saame hakkama koos. Kuulates neid eelmisi küsimusi siis juba. Te olete valmis või? Kas sa pigem teediksid kellegagi, kes tekstib non-stop suvalist teksti või kellegiga, kes vastab kord päevas tiipi, aga väga pika tekstiga? Esimese. See, kes kogu aeg tekstib ja aga kõik on suvaline tekst. Aus, ei, ma võtan selle vastuse. Ei, nagu selles mõttes, et kui ma pean nagu päeva otsa ootama, et saada üks vastus, siis ma ei ole nii kannatlik. Pigem anna mulle nagu, ma saan aru, mis emotsioonis sa oled, kus sa oled. Topakat. Ja. Davai, aus. Kohe ja kiiresti. Aus, on väga aus. Nii. Su kõige haigem seksuaalne fantaasia. No teised olid liiga tiibid, no. Kas 1 sentimeeter või 25 sentimeetrit? Millest me räägime? Ma ei tea. Need on need, keegi siit. Vaata neile otsa, keegi siit pani seda. Vali lihtsalt kumbki. See ei otsusta su kogu elu. No, ma ei tea, 25 igaks juhuks, selles mõttes, et rohkem on alati parem. Nii, kuule seda nüüd. Kas date stripikas või kooselu Marko Tasasega? Date stripikas. Ma oleks aplausi selle küsimuse küsijale. Julged kätt ka tõsta või? Kes küsis? Ei julge tõsta. No! Mega hea. Nii, ma võtan ühe midagi veel. Kas sa läheksid oma eksiga praegu veel kokku tagasi? Ei. Väga hea, ma arvan, et uus kaaslane on valmis. Jaanika ootab meest, naist, aga koer. Arvestage koeraga, koer on kindlasti olemas ja kui ei sobi, siis koer on ikkagi olulisem kui uus partner ja eks ja kõik koos. Mida? Mikk koeraga. Daamid ja härrad, me leidsime talle paarilise, teeme suure aplausi! Ma müün oma koera. Ma ise ei otsi kaaslast. Aga koerale otsid või? Jaa, koera. Kui ilus ta on, okei, nüüd ma saan aru, millest sa rääksid. See on sinu eks ja sinu koer, jah? Ei, mu eks on 2 meetrit pikk ja tal on väga pikad blondid juuksed. No võt. Daamid ja härrad, aga nii kaua teeme suure aplausi teile, teeme suure aplausi Jaanikale. Enne veel Jaanika, ära veel mine. Sul on veel võimalus küsida teile ka midagi. Nii, see on see koht, kus sa ma saan aru, uus kandidaat on sul olemas, võib-olla teile koerad saavad ka läbi ja siis nagu... See jah, sõltub. Kui sa oleksid jäätis, siis milline jäätis sa oleksid? Pirni jäätis marmelaaditükkidega. Aga teeme nüüd öökorra veel, teeme suure aplausi teile Jaanika. See oli teile. Suur aitäh. Nüüd. Väga armas. Teeme neile öökorra veel aplausi. Yes! Nii, aga me ei tee veel siin lõppu, sest ma tean, et me leiame siit ruumist vähemalt mõne inimese, kes siia lavale tuleb. Christopher, sa enne mulle sosistasid, mida ma pean tegema, et minna Televiiraga kohtingule. Sõbrake, su võimalus on nüüd. Kas sa tuled meiega lavale? Kas sa tuled? Teeme toetava aplausi.
No nii, Christopher, sa mitte kuskilt, sa ei teadnud täna, et sa tuled siia saatesse, nüüd sa oled siin, sa oled valmis, seisud Televiira vastas, sul on võimalus minna kohtingule. Ma soovin teile vahvat, meeleolukat aega. Nii et ühe korra veel võtame vastu Christopher ja Televiira. Tere, Christopher. Meeldi tutvuda. Issand, esimesel teidil niimoodi sinuga. Kuule, enne kui ma küsin neid küsimusi, mis teised küsivad, on ju? Mis sa teeksid, kui me oleme esimesel kohtingul? Ja ma annan sulle oma nätsu ja ütlen, palun hoia seda. Ei, ma olen väga rohelise mõtlemisega inimene. Sa närid lihtsalt edasi. Ma söön ära ikka. Neelad alla ka veel. Ma ei andnud päriselt oma nätsu nii. Christopher, räägi endast midagi. Jaa, nimi on Christopher. Jaa. F-iga või PH-ga? F-iga. See on juba teistmoodi, kui ma eksil. Tulen Voltast. Volta? Opa. See on ju mingi uus peenrajoon siin linnas, ma olen kuulnud. Mul on vaja uusi kaaslaseid, kellega sellistel üritustel käia. Kedagi, kes ideaalis ei paneks mind üllatusena nendele kirja. Need inimesed siin, jah? Nemad enam sinu sõbrad ei ole, ma saan aru. Ei. Võituma nendega küll jaga. Juba ei tued kandidaadid või? Oli, siin on juba mitu tükki. Oota, kuidas te kommenteerite siis nagu, et te enam ei saa Christopheriga hängida ja nüüd mina siis saan? Teil on fine, jah? Teil on okei. Nendel on fine, nad tõesti ei hooli sellest. Christopher, kas sa oled valmis mõnele küsimusele vastama? Siit tuleb. Aga kas sa lubad? Pane käsi minu käe peale. Ära karda. Pane. Luba, et sa räägid tõtt ja mitte midagi peale tõe. Kuidas sa tõtt ja mitte midagi peale tõe? Jaa, ei, luban. Red flag. Nii, küsime. Võtan siit põhjast. Ma olen 2 last sünnitanud, aga seda ma ei julge. Nii. Hea küsimus. Kas sa pesed hambaid enne või pärast hommikusööki, Christopher? Pärast. Kas ei ole ühtne vastus või? Mis sa enne pesed? Nullid ära täid sa selle töö, ei või? Kes peseb enne hommikusööki hambaid? Mina. Kes peseb peale? Mina. Okei, see on mingi huvitav teema. See on fine. Ühesõnaga, see ei ole mingi, sa ei saa karistus selle eest, et sa pesed peale hommikusööki. Kuigi võiks enne tegelikult. Okei, vot see on nüüd midagi huvitavat, mida ma tahan küsida sinu käest. Palun luba, et sa vastad ausalt, sa juba lubasid tegelikult. Usaldan sind. Kuidas käituksid, kui temake ütleb sulle esimesel kohtingul, et talle ei meeldi päris suguelundid, see on jutumärkides, ma ei tea, mis on. Ja ta tahab, et sa rahuldaksid teda igavesti leludega. Mida te naerate, keegi teist oli see ju? Ma arvan, et see oleks kasulik ainult talle, et ega mul on jaht, mis kompenseerib. Ma ei tea, esimesel teidil ka vaata. Kui sa nagu hiljem tahab, siis võib arutada. Nii. Kas sa pigem teidiksid kellegagi, kes vabandab iga pisi asja pärast või kellegagi, kes ei vabanda mitte kunagi? See on päris hea küsimus tegelikult. Ma arvan, iga pisikasi äkki tundub lihtsam. Teine variant on võrd, ei vä? Sa ütlesid nagu see on, jaa. Aga see on ka päris raske, kui ikka iga asja peale kogu aeg, sorry. Vahelduseks ei ole mina süüdi, nii et see oleks päris hea. Kas sa tahad rääkida natuke oma eelmisest suhtest ka või? Või see on liiga valus kogemus? Raske rääkida, väga ei mäletagi. Aastaid on nii palju möödas juba. Tal on lihtsalt reaalselt, tal on trauma ja ta ei mäleta. Ei, ütle paari sõnaga või mis sa tahtsid lõpetada oma lasut? Ei, päris okei oli. Kuule, nüüd on üks küsimus mind väga huvitav. Kui suhtes tekivad probleemid, kas sa pigem räägid emale või eksile? Saad aru, ja ta sõbrad naeravad kõige välja, ma ei tea. Nii.
poistele saunas ei saa rääkida. Naise terapeudile ka mitte. Oota, mis sa ütlesid naise terapeudile või? Ei ole kõigil oma või? Ei, siis äkki emale või? Saab maaga jätta. Ei, tegelikult mul on aus, kui sul on valida, kas eksile või emale, siis naised... Ema. Pigem emale kui eksile, jah. Anja? Naise eksile võin rääkida või? Leiame koos lahenduse. Ta jagab kogemust, kus metsa läks. Kus juures? Ma ei arva, et see on üldse halb idee. Miks sa ei või oma eksi eelmise partneriga rääkida, et kuule jõu? Mina ei näe, see on täiesti roheline flag. Nii, kas sa teeksid esimesel teidil oma kaaslasele pasteedisaiad välja? Mis pasteediga? Tõmbame ikka piiri. Oma ema tehtud mul on konjakiga ma maksan pardi. kodulaenu, ega meil siin raha puu otsas ei kasva. Sul on jaht ja sa maksad kodulaenu. Ja kodu on kus Petris või Viimsis? Ei, Valta. Õige Valtas, jah. Ja sul ei ole raha pasteedi jaoks? Ei, Rakvere oma saab. Need uhked, mis seal nendes vorstipoodides on. See on mingi 3. teidist alates võib-olla sealt siis. Lihtsalt esimesel teidil ei saa, see on fine. Ei saa kogu minna. Aga siis lõpuks, kui sul on nagu pruut, siis talle läheb kõik nagu kõik annad ära või? See on trikiga küsimus. Mis mul mingi 20 eurot taskus on, kõik annan ära. Nüüd üks... Yes, vaene mees. Aga jahi peal on parem nutta kui kuskil mujal. Mis on su suurim turn off? Mehed. Sama. Lihtsalt sama. Lihtsalt sama. Nagu samal nad ei ole mu kõige suurem turn off, aga samal nad on ka nagu. Naised saavad aru ju, on ju? Okei, nii, järgmine. Kui sa oleksid vastassoost 24 tundi, kujutad, et sa oled Televiira 24 tundi, mis sa teeksid? Oi, ma seda küll ei saa öelda, mida siin kõik mõtlevad. Ei, nagu proovi nüüd täiesti ausalt välja öelda. Kui sa oleksid 24 tundi mina, kui sa saaksid olla? Kindlalt mitte, ma tahaks esmaspäeval, et mul töö oleks ka alles. Räägiks Veksiga, küsiks, mis valesti läks, kus ma saaksin paremini teha. Ei, see on lihtsalt bänger lõpp siia nagu. Teeme väga veel, see oli Christopher! Televiira, nüüd on sinu hetk, see on see, mida sa oled kogu aeg oodanud. Christopher, mida sa tahad küsida Televiira käest? Ma kardan. Sa ei pea enam midagi otsima. Ma olen lihtsalt nii närvis. Ei, see küsimus käis siit läbi. Nii, lemmiksuguhaigus? Ei, mitte see. Kas 1 sentimeeter või 25 või? Ei, kas jaht, kopen, sai riipväikest 11 meetrit korda 4 meetrit, ma lihtsalt mainin ära. Ei, ma lihtsalt mainin ära, et ma olen Muhu Väinaga võitnud, vaata, et noh, see on nagu... Mis see tähendab? No selles suhtes mulle väga meeldib purjetamine. Ma lootsin mikrobeenised. Kas siit võib reklaamipausile minna või? Ma arvan, et siin võib lihtsalt selle intervjuu lõppenuks pidada. Nüüd, daamid ja härrad, teeme suure aplaus. See oli Christopher! See oli Televiira! Suur aitäh teile! Nii. Väga hea, aitäh, muidugi. Aga meil on aega veel 1 kohtinguks, daamid ja härrad. Sander oli üleval, ütles mulle, ma pean minema veel 1 kohtingule. See oli lõbus, see oli tore. Ja küsimus on, kes läheb Sanderiga nüüd kohtingule? Meil on 2 laudkonda, kes kiiremini siia jõuab, see läheb Sander õigusega kohtingule. See ei ole liiga otsekohane. Tea, mis ma ütlen, tule otse kohe siia. Tere, Ove. Tervist, Sander. Väga tore. Kas hakkame nalja tegema või? Noh, pane siis pinge peale. Ja kui keegi tahab teada, mis on kõige kohutavam asi, mida minuga esimesel teidil öelda on, siis noh, hakkame nalja tegema. Aga kuna ma olen kohustatud siin olema, siis ole hea. Mina ka. Jah, on näha seda ebamugavat kohustust. Sellest, mina! Need olid mu sõbrannad, mitte mina.
aga palun siis põgusalt, enne kui me läheme küsimusteni, räägi, kes oled, kust tuled ja keda otsid enda kõrvale. Ma otsin tõelist. Küsimused lähevad keerulisemaks. Ei, väga lihtsad küsimused. Mina otsin meest, keda armastada ja kes armastab mind. Ja okei. Ja rohkem tingimusi ei ole? Nope. Okei. Mingi vanuseline midagi ei ole vahet? Nope. Ma ei tegele lastega. Pedofiile on juba piisavalt juba meil siin. No, ja nüüd kui olemegi sellisel lõbusal jalal alustanud, siis nimeta 3 halba harjumust, mis sul on? Tõmban kanepit, tarvitan unetablette ja teen tupsu. Nii. Sa said küsimusest valesti aru. Nimeta 3 halba harjumust, mis sul on. Sa ei saa mu unistust ja naist kirjeldada. Aga need ongi mu päris halvad harjumused. Ei no mida nagu... No okei, kõigepealt teeme koos savu, siis paned tabletti, nii et sa ei tea, mis ma tegin. Ja siis nagu... See on ju kõige parem ju. Hommikul on iga kord on nagu rahulik, vaata. Jah, tasapisi ei ole šokeeritud, miks oled vallaline. Ja kusjuures väga huvitav jätku küsimus, kuigi teise käekirjaga. Kas sul on veel midagi pakkuda peale probleemide ja ebakindlust? Ei ole kusjuures. Nagu sain enesekindlaks, võt see ongi see jama, et vaata, ma olen rahu leidnud, noh. Noh, ja mis ma nüüd teen? Vaata, ei otsi ka enam, nagu rahu on saavutatud. Et küll ta tuleb ise? Jah, nagu probleemid, nagu milleks neid probleeme? Noormees, kes siin praegu istub ja mõtleb, et see võib olla minu kaaslane elu lõpuni, siis ära muretse, sa ei pea tooma tähti taevast alla. Mine lihtsalt ja ole inimene. Tihti sa porri vaatad muidu. Kusjuures 3 aastat pole vaadanud. See on siin kirjas. 3 aastat ja ma olen ise mõelnud, et teeks porri nagu, et nagu kaaslasega oma filmi. Päriselt. Jah, aga... Oma kaaslasega. Kui sa paned selle unetableti sisse, siis me ei tohi seda legaalselt telekas näidata. Aga ma ei näitagi kellegile seda. Kas see on porno, kui keegi ei näe? No aga kui sa nagu, kui ma olen ära ja sa vaatad seda nagu... Tead, lähme edasi. Küsi paremaid küsimusi. Mina ütlen, kui me edasi lähme. Ise sa ennast siia kuradi masturbatsiooni auku kaebasid. Sina seal. 3 kraatsiat. Kes on süüdi selles, et sa siia tulid? Need seal. Sest mina tahtsin siit ürituselt juba ära minna. Ja nad tõmbasid mind lavale. Nii, jätkame. Sa võid minna selles mõttes. Ma teen ise lõpuni. See oleks esimene kord, kui tütarlaps läheb ära ja ma pean ise vormistama. Okei, hoia püksis. Kas sa oled emotsionaalselt saadaval? Jah. Reaalselt rääkki mõni küünal on päris. Kes see neid kuradi suguhaigusi uurib? Tema, minu sõbranna. Päriselt ka minu sõbranna kirjutab. Ma ei usu, ma arvan, et see on mehe käekiri. Ma arvan, et siin on taga mingi kuradi Confido vend, kes lihtsalt tahab... Kuu lõpp on käes. Saage mu sõbrannaga, ta istub seal lauas, on ühiseid teemasid siis. Okei, ja kas sul ka otsast mädaneb? Kas sa oskad vabandada? Jaa, see on number 1 asi. Inimlikkus on tunnistamine. Okei. Ei, mina ütlen, meie kodus oli selline ütlus, et ära vabanda, ole parem, aga... Nii, jätkame. Sa oled nagu ülidomineeriv, aga mitte nagu selles heas mõttes. Sul on ka juba valus, on ju? Millise seksmänguasja leides põgened koheselt voodist?
ma ei kasuta neid seksmängu asju. No kas küsimusest jäi mulje, et see on sinu oma? Ma räägin, et üks date oli mul. Ta tuli date'ile, viis mind restoranist, siis mul on sulle kingitus. Ma ütlesin, issand, kui armas mees, tõi mulle kingituse. Ja siis ma sain nagu sellise tilda, nagu suure, nagu musta tilda. Sest arvu, väga hea. Asi oli selge, ma läksin nagu ütlesin, ma pean WC-sse minema, jooksin minema. Et võt see hirmutas küll. Väga suured, ühesõnaga, mustad asjad hirmutavad. Okei. Ehk siis, et kui sa tuleksid minu juurde ja mul oleks öökapil hiigelsuur must kummist rekreatsiooniline... Põgeneksid. Siis sa põgeneksid. Aga kui suur tildo mul võib olla? Et sa nagu jääksid? Ma arvan, et ma eelistan naturaalset riista. Okei, aga taskuvitt? Mis asi see taskuvitt on? Taskuvitt on nagu sama iseennast seletav sõna nagu kilpkonn või kaelkirja. Kuule, võta järgmine küsimus. Taskuvitt. Sa oled targem kui mina. See ei olnud siin kirjas, ma ei ennast huvitavad asja. Kuule, ma ei saa olla niimoodi, et sa oled targem kui mina. Kusjuures väga huvitav küsimus minu kohta. Kas, kui sa saab nüüd kaheti mõista, kas see on turn off, kui mehel pole nagu lube või siis nad mõtlevad nagu, et libesti, et kas see on turn off, kui mehel pole nagu luub? Sa võid ise valida. Ma ei saa mitte midagi aru enam. Mul on load, milles probleem? Ma olen märg, nagu kui mees erutab mind, milles probleem? Mis see luup, mis asi see viimane oli? Seleta mulle. Metafoorilises mõttes tahaksin leida siit laualt praegu hiigelsuure musta tildo ja... Mis sul viga on? Nagu Taara sa näed, aga ei mürista. Mida sa? Me siin üritame sellele probleemsele inimesele munni saada praegu. Mida sa? Saad arvad, et sa teed lihtsamaks? Ehk siis, kas see on turn off, kui mehel ei ole autojuhi lube? Ei ole. Nice. Ei, siis mul ei ole lube. No, milles probleem on siis? Probleem on selles, et ma ei saa autoga kohtadesse. Kuule, see ei olnud viimane, peame ühe tegema. Läheb põnevaks. Ma pean küsima, kas selle uilgami, kas sul on nagu abi vaja või nagu... Plus ma ei saa siiani aru, kumb see teist on, sest iga kord, kui ma sinna vaatan, käib ära nagu... Ja mõlemal on nagu see pilk, et miks ma selle litsiga koos tulin. Mis on su... Ja nüüd kujuta ette, et sa oled võimeline tundma piinlikkust. Mis on su kõige piinlikum seksuaalne kogemus? Kui lapseline ja vanad perverdid ajavad ligina. Ma nagu püüan sind aidata. Ma tean. Nagu help me, help you. Ma tean. Aga... Nagu su reaalselt ainukene lootus on praegu see, et taksojuht jälitab koju. Ma annan sulle ühe võimaluse veel. No ootan. Ma annan sulle ühe võimaluse veel mitte hirmus olla. Mitte selle küsimusega. Mitu jooki sul kulub, et kole teit ilusaks juua? Vasta! No kuule, selleks on ikka väga palju vaja. Daamid ja härrad, see oli Aave! Ja see oli Sander Õigus, ära veel minge. Nüüd on sinu võimalus küsida Sanderi käest mingi küsimus. Mida sa sooviksid küsida Sanderi käest? Millal me sõidule lähme? Sul ei ole lube. See oli lihtsalt isiklik praegu.
aga veel, ma arvan, et see on piisav. Daamid ja härrad, veel, see oli Ave, see oli Sander Eigus. Teeme neil suure aplausi ettevõtult. Ave! See on kallis. See on nii kallis. Väga äge. Enne veel, kui me läheme, meil on vaja valida veel lõpuks üks meie tänaõhtune lemmik vallaline, kellele me anname siis Unibet sportsbaari poolt 250 € krediiti. Ühesõnaga, ma teen kiirelt, ma tuletan teile kiiresti meelde, kes meil siis täna saates olid. Meil oli esimene kohting oli Iirisega, teine kohting oli Aleksiga, kolmas kohting oli Jaanikaga ja siis oli juba meie väiksed jokkerid Christopher ja Ave. Nii. Nüüd karjuge mulle nimesi, kes peaks saama. Okei, ma saan aru, et mulle tundub, et meil on siuke enam-vähem 2 konkurenti nüüd siin tekkinud. Üks on Ave ja üks on Christopher. Oleme nõus? Okei, teeme korra lärmi, kui me arvame, et Ave peaks saama selle paketi endale. Ja teeme korra lärmi, kui Christopher peaks selle endale saama. Tule korra veel tagasi, daamid ja härrad, teeme suure aplausi. Meie täna õhtune lemmik vallaline on Christopher, tema saab minna sõpradega Unibet sportsbaari, teeme talle suure aplausi. Suur aitäh, et vaatasite saadet, see on meie tänane saade. Kui teile saade meeldis, pange like and subscribe, rääkige sõpradele, tulge päriselt ka meie showdele. Aga nüüd teeme suure aplausi kõikidele meie tänastele osalistele ja suur aitäh teile. See oli Teidile sinuga. Suur aitäh. TV